Tere kõigile ka minu poolt ja nagu siis juba tutvustuses öeldi, siis me oleme Statistikaametis kokku pannud ja natuke on see töö veel pooleli registripõhise andmestiku, kus siis on meil elukoha, töökoha ja õppeasutuse asukohtade kohta info isikupõhiselt. Ja vaataks siis edasi, mis registrit me oleme selle andmestiku kokkupanemiseks kasutanud, et põhiliselt on siis meil aluseks esiteks rahvastiku statistiline register, mis siis meil oma Statistikaametis peame. No selle põhikomponendiks on rahvastikuregistri andmed, aga sinna tulevad ka muudest registritest andmed kokku, kust me siis saame põhiliselt elukoha andmed ja hariduse ja muud sellised taustaandmed. Siis töötamise registrist saame siis töötamise kohta infot, töötamise asukoha ja ameti ja tööandja. Äriregistrist tuleb ka osa siis töötamise infot ja hariduse infosüsteemist siis õppimise kohta ja õppeasutuse asukoha kohta. Ja taustaandmetes on siis meil kasutatud ka päris palju muid registreid, põhiliselt siis need, mis sisaldavad sissetulekuid, aga ka muud infot. Nii, ja vaataks siis edasi täpsemalt, et milline on siis selle andmebaasi andmekoosseis. Et kõigepealt on siis seal igal isikul, kellel siis on olemas töökoht, siis elukoht on praktiliselt kõigil olemas, aga kes töötavad, nendel on siis põhitöökoha asukoht, et kui on mitu töökohta, siis valisime sealt välja ühe põhiliseks ja kes siis õpivad, nendel on ka õppeasutuse asukoht siis aadressina. Siis on taustaandmetena demograafilised andmed, sugu, vanus, rahvus, siis kes õpivad, nende õppetase, kes on siis mingid õppimised lõpetanud, siis kõrgem omandatud haridus, siis puude info, mis on ka transpordi ja liikumise planeerimisel oluline, ja hõive seisund ning ka sissetulekud on plaanis sinna lisada siis sissetuleku gruppidena. Siis töökoha osas on meil võimalik siis vaadata tööandja, põhitegevusala, töötaja ametit, seda, kas ta töötab täis- või osalise koormusega. Samuti siis töökoha asukoha allikas, et see on oluline sellepärast, et osadel töötajatel on töötamise registris üsna täpne töökoha asukoht on teada, kus ta tööl käib, aga osadel me siiski ei saa täpselt töökoha asukohta töötamise registrist teada, et siis on see võetud äriregistrist tööandja juriidilise aadressina, mis ei pruugi olla täpselt see töökoha asukoht. Ja siis veel muud infot, nagu elamutüüp ja auto kasutamine ja juhiloa olemasolu. Et see on siis meil see algandmestik, millest me saame teha siis erinevaid väljavõtteid. Nii, palun järgmine slaid. Siis nüüd asukohtade kohta, nagu ma üles lugesin, siis 3 põhilist asukohta, elukoht, põhitöökoht ja õppimise või õppeasutuse asukoht ja kõigile neile siis on lisatud kuni 7 andmevälja erineva täpsusega, siis on maakond, siis kohalik omavalitsus, kus see asukoht asub asula ja Tallinnas ja Kohtla-Järvel siis ka linnaosa, siis 1-kilomeetrised ruudud kõigile, kellel siis on piisava täpsusega aadress olemas, et kui meil koordinaate ei ole isiku aadressi küljes, siis ei saa neid ruute moodustada. Siis suuremates linnades 5 suuremas linnas on siis 250-meetrised ruudud, 250 × 250 meetrit. Siis on veel selline üksus nagu kant,
mis siis on väiksemates linnades, on terve linn, moodustab kandi, Tallinnas ja Tartus siis linna asumid ja muidu on nad maa asulate grupid, et külade või alevike grupid või ka alevite. Ja eraldi oli siis Tallinnal soov lisada sinna ka transporditsoon, et neil on Tallinna linn on jagatud sellisteks tsoonideks, mille vahelise liikumise siis Tallinna linnavalitsus vaatab. Nüüd natukene siis asukoha andmete kvaliteedist. Et rahvastikuregistri elukoha aadressil on meil siis nii piisava täpsusega aadressid, et koordinaadid on olemas 98,5% inimestest. Muidugi siin on teada see probleem, et väga paljud inimesed ei ela sellel aadressil tegelikult, kus nad rahvastikuregistris on registreeritud, et see viga võib ulatuda isegi kuni 5%-ni ja on ka muidugi inimesi, kellel on mitu elukohta, nii et nad ei oskagi seda ühte põhilist määrata või ei saa määrata. Et see kindlasti tekitab meil siin liikumise analüüsil vigu, mida mobiiliandmete analüüsil ilmselt nii suuri vigu ei tekiks. Siis põhitöökohaga on praegu lood natukene paremad, sest töötamise registrisse hakati põhitöökoha andmeid koguma 2019. aastal ja nüüd meil õnnestus siis töökoha asukoht saada 88,2%-le hõivatutest töötamise registrist ja ülejäänutele siis peaaegu enamusele sai või ligi 10%-le veel äriregistrist tööandja juriidilise aadressi ja siis puudu jääb töökoha asukoht 2,2%-l ja siis selle konfidentsiaalsuse või sisejulgeoleku tõttu Kaitse- ja Siseministeeriumi asutustel töötajatel ei ole ka töökoha asukohta teada. Ja kooli asukoht on üldiselt hariduse infosüsteemis ka väga täpselt määratud. Ainuke probleem võib tekkida, kui on sellised koolid, millel on palju õppekorpusi laiali mööda linna, suuremad ülikoolid näiteks, või siis on mingid maakoolid on ühinenud ja siis määratakse ainult üks aadress, kuigi koolid tegelikult füüsiliselt asuvad eraldi. Et selliselt võiks siis iseloomustada seda asukoha andmete kvaliteeti. Ja nüüd järgmisel slaidil lühidalt veel andmete kasutamise võimalustest, millest Siiri ka rääkis päris põhjalikult juba, et üldisema liikumise maatriksi avaldamist oleme plaaninud Statistikaameti andmebaasis ja ilmselt siis kohaliku omavalitsuse tasemel, võib-olla ka detailsemalt, et ei ole veel päriselt otsustanud. Siis on võimalik meid tellida ning liikumise maatrikseid, ette andes siis millisel tasemel soovitakse liikumisi, et Rahandusministeeriumile näiteks tegime siis kohalike omavalitsuste vahelise töörände kohta maatriksi, Tallinna linnavalitsus soovis siis oma transporditsoonide vaheliste liikumise maatriksit eraldi töötamise ja siis õppeasutuse liikumised. Ja nagu Siiri siis ütles, et algandmeid saab kasutada ka Statistikaametis koha peal. Selleks tuleb siis teha vastav taotlus, mille kohta on juhendid meie veebilehel olemas. Ja nende andmete kasutamise lisaks käib seesama jutt siis ka Anne Hermi tutvustatava andmebaasi kasutamise kohta, et seda saab samamoodi siis sama taotluse alusel taotleda kasutamist. Ja lõpuks siis on meil ka sai tehtud üks liikumise kaart, et see on link ka, kus te saate siis pärast seda uurida seda kaarti, et saab kõiki neid voogusid vaadata ja kaarti pöörata
ja neid numbreid seal siis voogude peal. Et kuidas ühest omavalitsusest siis tööle või kuhu tööle käiakse. Et siin on küll jäetud ära väga väikesed vood, et alastest 100 inimesest on sellel kaardil siis need liikumise vood näha. Et selline ongi minu poolt tutvustus.